Aga kas sellist inimest ei ole keeruline leida, kes oleks pädev nii välispoliitikas kui ka sisepoliitikas? Ma arvan, et see ei olegi kerge ülesanne. Aga kindlasti meie lähtekoht on, et me ei otsi lihtsalt ütleme, ametlikku esindusisikut, niisugust ametnikku, kes täidab lihtsalt esindusrolli. Ma arvan, et kes saavutab siis minimaalse ühisosa erakondade vahelise kokkuleppena. Ja ma arvan, et väga tähtis on see, arvestades praegust usalduskriisi, et see presidendi nii-öelda mõttekäik arutelus, et ta ei oleks lihtsalt kuskil, et mõned poliitikud nurga taga tulevad kokku ja langetavad otsuse. Et see oleks meile jaoks on oluline ka, ma olen ise suhelnud kultuuriavalikkuse esindajatega, teadlastega ja meil homme kogunevad ka omavalitsusjuhid Isamaa erakonna ridadest ja kindlasti ma kuulan ka nende seisukohti tähelepanelikult. Aga millal me saame konkreetsematest nimedest hakata rääkima? Ma arvan, et me oleme kõigepealt tähtis on hoida heatahtlik, elurõõmus, aga nõudlik positsioon ja kindlasti me ei võta nagu lähtekohaks, et me mingisugused ideid välistame. Praegu ongi niisugune kodutöö tegemise aeg ja see kodutöö ei saa erakondadel olla seljaga Eesti rahva poole, vaid avatud.